TV7 lehe Kevad-suvi number on jagamiseks valmis ja koguduses eile vaatasin, ühel naisel oli süles selline pakk ja mõtlesin endamisi, mis asi see huvitav on. Ja nüüd ma näen, siin sees on TV7 lehed ja just sellisena see pakk ilmub, kui sa tellid postiautomaati. Ta on suhteliselt vist raske, aga kantav. Ja siin, Annika, on siis 100 lehte, mis selles pakis olemas on, jah? Jaa, tõepoolest. Selliselt ta kogudustesse tuleb, lihtsalt vaja pakiautomaati järgi minna ja siis juba pakk avada, panna see koguduses julgelt laudadele ja hakatagi lihtsalt jagama neid julgelt nii koguduse inimestele kui ka neile, kes kogudusse võib-olla pole veel jõudnud. Jagamiseks materjali siin sees on, siin on päris palju huvitavat lugemist. Esikaanel on lugu Tõnis Mägiga. Aus vestlus siis meie väga tuntud ja armastatud muusikuga ja ma pean ütlema, et siin on sees lood, mida peavoolumeediast ei leia. Täpselt nii. Ja tema Jumala leidmisest ja sellest, kuidas püha vaim on tema loomingut ja ka elu mõjutanud ja mulle väga meeldis see koht, kus ta kirjeldab, kuidas see pööre tal toimus, et see toimus Siberis ja ta oli ansamblitega Vitamin ja Music Safe kontsertreisil ja pärast üht kontserti võttis ta Mart Metsalal nööbis kinni ja ütles kuule räägi ja sealt siis sai alguse, et ma ei hakka kõike ette lugema, siis on siin põnevat avastamist. Aga kellele see leht mõeldud on? See leht on tõesti mõeldud kõigile. Me ei erista üldse, et kas inimene tunneb neid koguduse ja kristlusega seotud teemasid või mitte. Et ma arvan, et siit leiab tõesti põnevat lugemist kõigile. Et ongi täpselt nii, et Tõnis Mägi, kes on oma loominguga ju paljude eestlaste südametesse jõudnud, aga paljud ei tea tema seda isiklikku tunnistust ja seda, et kui imeliselt Jumala püha vaim on tema elus töötanud ja mõjutanud ka loomingut. Et selle intervjuu tegemine oli tõesti väga huvitav ka mulle endale. Siis samuti need tunnistuslood, kus inimene tõesti elu muutub 180 kraadi, on see siis vaimse tervise probleemidest, sõltuvustest või ka sellisest tumedamast vaimsusest inimeste tulek. Ma arvan, see tõesti kõnetab kõiki, et Eestis, ma arvan, igaüks teab selliseid inimesi, kellel on vaimse tervise probleeme või on selliste esoteerika teemadega kokkupuuteid. Ja muidugi ma julgeks öelda, et sobib ka lugemiseks neile, kes on nagu väga skeptiliselt suhtunud seni kiriku ja koguduse teemadesse. Et seetõttu me ikka oleme jätkanud siin seda müüdi, murd ja apologeetika rubriiki, kus me siis iga kord võtame ühe sellise levinud vale arusaama ja siis üritame seda nagu lahata. Ja noortele oleme ka seekord siin proovinud tuua sisse sellised uuendusena meemid, vahva ristsõna. Siin avastamist leiab kõigile. Ja need lehed on mõeldud ikkagi jagamiseks, et kui mul on naaber, kellega ma tahaksin jagada, mida Jeesus teeb, mida ta õpetus inimeste elus on teinud, kuidas neid elusid muutnud, mida ta armastus on inimestega teinud, et siis see leht on just see, et ma võtan ja ütlen, et kuule, vaata, et siuke äge asi, et loe. Täpselt nii, me oleme tõesti aastatega saanud väga palju head tagasisidet seoses sellega, et on ka inimesed, kes üldse koguduses ei käi, on läinud kogudusse otsima neid lehti, et siis lugeda neid imelisi tunnistusi sellest, kuidas Jeesus inimese eludes tegutseb. Et selles suhtes ma julgen küll soovitada, et siin pole kaanani keelt, kõik on selgelt inimestele loetav ja pigem nagu mõeldud, et inimene uuriks edasi ja tegiks see huvi ja see tõmme Jumala teemade vastu. Kui nüüd on meil mõni vaataja, kes ei ole kirikuga seotud, tahaks seda lehte, kas siis kiriki kaudu ta saab endale selle tellida või võtab ühendust siin TV7 kontoriga või kuidas, et kui kogudusega sidet ei ole, et kuidas siis selle lehe saab? Esimene asi, mis me ütleme, on see, et otsi lehte lähimast kogudusest. Astu sinna julgelt sisse, võib-olla tundub see lävepakk kõrge, aga ikkagi julgustame neid lehti
oma kogudusest, lähimast kogudusest otsima ja kui seal ei ole, saab küsida, et kogudus telliks ja kui ka see ei õnnestu, siis tõesti on kõigil võimalik ka otse tellida MTÜ KRIK kaudu selliselt aadressilt nagu tv7.krik.ee, et nemad on meie hea koostööpartner siis, kes varustavad lehtedega tervet Eestimaad. Nii et head uudised on siin kaante vahel Kevad-suvi TV7 numbris ja head uudised ei ole ainult pealkiri, vaid siin tõesti on head elumuutvad uudised.